Tere! Mina olen siis Stensibility tänavakunstifestivali asutaja ja peakorraldaja ja mulle meeldib Stensibility kohta öelda seda, et see on tänavakunstifestival tänavakunstnikelt tänavakunstnikele. Ja lisaks festivali korraldamisega olen ma seotud tänavakunstiga ka akadeemiliselt, et ma olen nii oma bakalaureusetöö kui magistritöö kirjutanud tänavakunstist. Ma arvan, et sellepärast ma ka olen oma tegevust festivali korraldajana hulga rohkem analüüsinud. Aga Stensibility, mina olen siis üks nendest inimestest, kes võttis kasutusele selle termini, et Tartu on Eesti tänavakunsti pealinn. Ja nüüd on see selliseks käibefraasiks juba tekkinud ja nüüd mu järgmine eesmärk on sisse kasutada termin, et Tartu on tuntud ka Euroopas tänavakunsti linnana, sest et Tartu tänavakunst on eriline, siin on väga palju orgaanilist, isetekkelist tänavakunsti, mis on tegelikult suurlinnadele tavaline ja nii väikestes linnades nagu Tartu seda ei ole. Ja Stensibility't ma hakkasin ise korraldama samamoodi nagu paljud teised festivali korraldajad, et sa teed festivali ise endale. Ma olin tänavakunstnik, mu sõbrad tegid tänavakunsti ja ma nägin ka mingeid töid tänavatel ja ma ei teadnud, kes see seal taga on, kes on need teinud ja minust tekitas see väga suurt uudishimu. Ja ma tahtsin korraldada üritust, kus me saame kõik omavahel kokku, saame teada üksteise tagataustast ja et sealt lootsin, et sealt sünnib veel siis mingid uued koostööprojektid. Ja nüüd me oleme teinud seda festivali 11 aastat ja see sama idee on säilinud, et see on tänavakunstnike kokkusaamiskoht, aga saavad kokku mitte ainult Eesti tänavakunstnikud, vaid meil on iga aasta Soome, Eesti, Läti, Leedu tänavakunstnikud, lisaks siis need kunstnikud, kes me üle maailma kutsume enda programmi ametliku line-upina. Et isegi kui kunstnikud ei ole ametlikus line-upis, nad tulevad selleks nädalaks Tartusse, et olla koos teiste inimestega, kes mõtlevad samamoodi. Sest tänavakunsti puhul ja eriti illegaalse tänavakunsti puhul väga palju saavad kunstnikud seda negatiivset tagasisidet, mõistetakse hukka nende tegevust ja festivalil me tahame siis üks kord aastas vähemalt öelda neile, patsutada õla peale, öelda, et tegelikult on päris lahe, mis te teete ja jätkake sellega. Kõige esimene kogemus väliskunstnikuga oli meie 4. tegutsemisaastal, kui tuli Prantsusmaa kunstnik Cachink meie festivalile. Ja just nimelt tema ise tuli, ta ise kutsus meid oma festivalile, ise kirjutas, et ta reisib siin läheduses ja otsib kohti, kus ta saaks joonistada, et kas ta saaks meie festivalile tulla. Ja see muutis väga palju minu mõtlemist, sellepärast, et enne seda ma arvasin, et ma olen väikses linnas, väikses riigis, kus tänavakunstikultuur nagu puudub või oli väga algses arenemisjärgus ja et ükski kunstnik ei ole huvitatud Tartusse tulekust ja on väga keeruline saada välismaa kunstnikke siia. Et mis mul neile pakkuda on, et miks nad peaksid tahtma siia tulla. Aga kui Cachink tuli, siis ma sain aru, et ma olen ise need eeldused oma pähe tekitanud ja tegelikult on Tartu väga huvitav koht. Tänavakunstnikud on väga ruumitundlikud inimesed, neile meeldib reisida, neile meeldib näha ka väiksemaid kohti ja küll nad leiavad selle eripära, et paljud kunstnikud on öelnud, et see on väga eksootiline koht ja neile väga meeldib. Ja sellest edasi ma hakkasingi, on meil iga aasta olnud välismaa kunstnikud ja järjest see kogukond on kasvanud koos festivaliga. Siin, kui ma seda presentatsiooni ette valmistasin, siis meil siin vasakul pool on foto, mille juurde oli kirjutatud, et Stensibility esimene välislähetus. Et see on järgmine aasta pärast Cachinki külastust, siis me
olime ise ka uudishimulikumad, et olgu me teame, mis toimub Eestis, me saame Eestis rääkida inimestega tänavakunstist, aga see ringkond on nii väike, et nendesse süvaküsimustesse tegelikult ei ole väga eriti kellegagi laskuda. Me peame ise ka minema väljapoole ja me hakkasime külastama teisi tänavakunstifestivale. Esimene festival, kuhu me läksime, oli Nuart festival Norras, Stavangeris, mis on Euroopa üks mõjuvõimsaim ja tähtsaim tänavakunstifestival. Ja me läksime sinna täiesti nullist, me ei teadnud mitte kedagi ja hakkasime vaikselt tekitama seda kontaktvõrgustikku. Ja sinna me eelmine aasta me olime esimest korda esinesime Nuarti laval, rääkisime Tartu tänavakunstist ja iseseisva tänavakunsti kontseptsioonist. Et samamoodi nagu selle Prantsusmaa kunstnikuga, kes tuli meie juurde, ma sain aru, et kui ma kutsun väliskunstniku või kutsun Eesti kunstniku, sest tegelikult on see täpselt see sama töö. Ma pean temaga täpselt samamoodi suhtlema, samad küsimused lahendama ja samamoodi talle otsima värvi, seina, kuhu ta saab joonistada, kõik tema probleemid lahendama. Vahet ei ole, kas ta on eestlane või välismaalane, aga just see tulemus on teistsugune. Ja ka festivalidel, teistel festivalidel käies. Me oleksime võinud valida oma esimeseks festivaliks mingi väikse tänavakunstifestivali Riias või Helsingis. Aga see on täpselt see sama vaev, kas me lähme suurele, minu jaoks Euroopa kõige tähtsamale festivalile ja ehitame seal endale üles selle staatuse, et me saame ka pärast esineda või me alustame kuskilt väiksest festivalist ja teeme seda seal. Aga see tulemus on selle võrra väga palju erinev. Et siin meil on eelmise aasta festivali meeskond, kunstnikud, vabatahtlikud ja siin taga te näete ühte kleepsu täis kaubikut. Ja selle kaubikuga on ka selline lugu, kuidas me tegime open call'i, kutsusime kunstnikke osa võtma kleepsu näitusest. Kunstnikud saatsid üle maailma meil 30 erinevast riigist kleepse. Kokku me saime 11 000 kleepsu ja katsime kaubiku sellega ja sinna sisse ehitasime galerii ruumi, kus on punane vaip ja kuldsetes raamides need samad kunstiteosed presenteeritud. Ja ma hakkasin kirjutama pressiteadet, et avame Eesti kõige suurema kleepsunäituse. Sest et ma teadsin, et Eestis ei ole keegi kleepsudele sellist tähelepanu pööranud ja kindlasti ta on Eesti kõige suurem. Ja selle peale me üks meeskonna liige, kes on ka elab välismaalane, tema oskas siis tähelepanu tuua sellele, et aga kas sa oled vaatanud, et äkki see on Euroopa kõige suurem. Ja pärast uurimist tuligi välja, et tegelikult see on Euroopa kõige suurem kleepsunäitus. Nii et ma tegin pressiteate ümber. Et jällegi, et need blokid on endal tekitatud iseendal, jah. Et see võib kõlada natukene ebaloogiliselt või naljakalt, aga minu kogemusest on väikest festivali sama keeruline teha kui suurt festivali. Et need ülesanded küll erinevad, aga see, kui sa tahad teha väikest asja hästi, sa paned samamoodi kogu oma energia sinna, et sa saaks hästi. Kui sa teed suurt festivali, siis samamoodi sa ei tee seda poolenisti. Aga kui on väliskunstnikud, kus sa nagu maailma tasemel teemas selles sees, et samamoodi kui meie reisime, siis ma olen nii sellest tänavakunsti pisikuga nii nakatatud, et ma ikkagi näen igas linnas tänavakunsti seal ja saan tuttavaks nende inimestega, kes on seotud sellega ja kasutan ise neid kontakte, et tihtipeale me paneme programmi niipidi kokku, et me ei mõtle, et mida me teha tahame, vaid kõige esimese asjana mõtleme, et
kellega me teha tahame. Mõtleme need valikud välja ja siis järgmine küsimus on, et mida me nende inimestega teha tahame. Ja see toobki meid sellisesse olukorda, kus praegu sel aastal Stensibilityl on esimest korda meie programmis näitus. Lisaks Tartule ja Tallinnale me avame selle näitusega New Yorgis ja Helsingis. Ja see on väga-väga juhuslikult niimoodi sattunud, sest et mõtlesime, et teeme Tartus selle näituse valmis, meil on see komplekt juba olemas. Ja siis just juhuslikult üks Soome sõber ütles, et ma avasin galerii Helsingis, et kas teil ei oleks mingit ägedat näituse projekti, mis sinna pakkuda. Muidugi me tahame temaga koostööd teha. Saame uhkelt öelda, et me avame ka Helsingis oma Tartu tänavakunsti tutvustava näituse. Samamoodi New Yorgiga. Nüüd on Tartu tänavakunsti näitus, on osa Eesti kultuuripäevadest New Yorgis aprilli alguses, sest et ma olin eelmine kord seal kultuuripäevadel hoopis teise projektiga seotult ja suutsin siis korraldajatele samamoodi selle tänavakunsti huvi nii suureks tekitada, et sel aastal lähme näitusega koos tagasi. Et siin on ka hästi palju läbi käinud see idee, et tehke oma asja. Et see on siis see näide sellest, kuidas mina olen oma asja teinud ja väga-väga nõustun nagu selle soovitusega. Et jah, väikest festivali sama keeruline teha kui suurt festivali. Aitäh!